Pille on seal. Tere kõigile. Kirjutage midagi kommentaaridesse, siis saame selle chati siin ka aktiivseks. Näed, tuligi. Tere. Tere armsad. Täna keha teab 10. osa Kristiinaga. Viimane 10. Tere Erna. Tere Emme. Ehk siis, ega mul muud ei ole siin väga küsida, et siis viimane osa nüüd hakkab pihta, et Kristiina, ma ei oskagi öelda 3 või 5 või mitu märksõna sa ütleksid, siis mis see 10 nädalat põhimõtteliselt sinu jaoks on siis sinu jaoks ära teinud 9 praeguseks hetkeks veel? No eile mul tuli hästi kuidagi esile see intensiivsus, et kõik on nii palju ja tahaks nagu nüüd rahulikumalt elu. Aga täna on jälle, kuna ma sain nagu rahulikult olla, et siis on nagu jälle kuidagi tasakaalustus ära see intensiivsus. Ja ikka nagu appi, kui palju igasugust kõike on toimunud, et selles mõttes see intensiivsuse sõna on kindlasti see kõige, mis nagu kõige paremini iseloomustab ja siis nagu kuidagi nagu eri nurkade alt. Et ja ikkagi see, et kuidas ma olen valinud kogu aeg selle kehas olemise või et kui ma lähen sealt välja, et siis ma tulen jälle tagasi. Et ütleme siin viimane nädal ei ole väga lihtne olnud just tööalaselt eelkõige. Aga ilmselgelt ikkagi see kuidagi see teadmine või see kogemus, et tule kehasse tagasi, et see on mind hästi palju toetanud. Ja siis viimane kord sa tegid mulle siin mingisugust asja. Kas sa tegid neid verbaalseid, neid big five'e, suurt piipe? Ja üks päev mul tuli see kuidagi nagu selle nurga alt, et olid nagu mingisugused, ma ei tea, ütleme mõttemustrid või mingid uskumused. Ja siis ma panin kõik nagu hakkasin nendest nagu kahtlema või panin nagu küsimärgi alla, et kas ikkagi asi on nii. Et äkki on hoopis teistmoodi. Jaa, issu kui hea. See on päris hea mõte. See on kusjuures kõigile soovitus, et kõik, mida te olete otsustanud, et on tõsi, pange küsimärgi alla. Mis on nagu lõbu pärast. Jah, et oli nagu mingi ühest teemast hakkas pihta ja siis tulid kuidagi nagu teised ka. Et see oli nagu hästi huvitav. Ja siis tuligi mul meelde, et sa tegid ju minuga midagi. Ma ei teinud midagi, ma küsisin lihtsalt ühe küsimuse, ühe verbaalse protsessi. Niimoodi siis me jätkasime eelmine kord siin Kristiinaga vestlust. Ehk siis kõik, kes tulevad osalema, siis peavalust heaolusse saavad selle praktika osaliseks. Ehk siis tegelikkuses saate kogeda, saate ise valida, saate seda teha iseenda jaoks, et reaalselt vahetada reaalsust. See on üks siis verbaalne protsess, üks küsimus, mida ma küsisin su käest, mis oli veidralt kõlas, eks ju. Ja siis ütlesid jaa selle peale muidugi on ju. Ja siis asi muutus. Ehk siis see aitab siin astuda välja kõikidest nendest tähendustest, mis sa oled siis enda maailmas paika pannud. Et mida midagi tähendab. Ja see on hea koht selle koha pealt, et kuidas ta selle kehaprotsessiga või keha teab asjaga siis haakub. Sest et nii palju, nii kaua, kuni me paneme astele tähendusi, et see on nüüd see. Et see on nii või see käib nii ja see on nüüd see. Et tähendusi ja tõlgendusi, siis me ei saa olla kohal. Me ei saa tunded tahavad välja, aga me oleme tähenduse, siis me hakkame seda nagu siin kuidagi ketrama sees, on ju. Ja me ei saa ka reaalselt olla kohal selle sündmusega, mis siin sünnib parasjagu. Sest et me oleme ametis nende tunnetega, mis parasjagu sees on. Aga kui meil ei ole tõlgendusi, siis kõik on nagu on. Ma tunnen seda tunnet, mis ei tähenda midagi. Ja see asi, mis siin toimub, saab olla see, mis on. See kõlab väga lihtsalt, kas pole, on ju?
et siis kogu asja tuum on siin. Ja kui meie keha hakkab lahti laskma kõikidest nendest tähendustest või vaatenurkadest, mis on suures osas alateadvuses, siis tekibki see koht, et nagu ja see, mis ma siis õpetan teile, mida me seal ka käsitleme, peavoolust heaolusse, mis hakkab 25. kell 7 vist oli see, siis te saate seda kuulda, te saate seda näha. Vot, aga siis mis ma tahtsin, ühesõnaga, kui nüüd inimesed sind kuulavad ja vaatavad, siis sa ütlesid, et see on olnud hästi intensiivne. Ehk siis mõni inimene ütleb, et oi ei, mina küll siis seda Facebooki ei taha, kui see nii intensiivne on, et issand ei, on ju. Et mis sa selle peale kostad? Noh, ta on, jah, noh, ta on intensiivne küll, aga noh, ma olen ikkagi tundnud selle aja jooksul, et ma kuidagi olen noh, ikkagi kõvasti rohkem iseenda keskmes ja noh, siis iseenda kehas on ju. Ja sest sa oledki intensiivne, sest sina oledki intensiivsus, sest et see intensiivsus, mis sa ütled, sa koged kõik on nii palju, sa oledki sina, mida me pole tahtnud kogeda, vaata, sest seda on nagu liiga palju. Mõistad sa? Sest kui me kõik ütleme iseendale mingite muutuste järele, miks me ei taha päriselt olla joonduses iseendaga, sest meid on nii palju. Ja seda on kõige nii palju, mis hakkab välja tulema, vaata. Raha, võimalusi, kogemusi. Ja siis, mis sa ütlesid hetk tagasi, ütlesid ka seda, et eile sa said selle tasakaalu tagasi, sa küsisid, eks ju, kodukontori ja sa said selle ja sa said rahusse. Ja jälle oli kõik tasakaal. See on ilus näide, et sul on ikka oskus seista enda eest. Et nüüd on see koht, kus mul tarvilik see kaalukaust nagu siia tasakaalale tuua. Ja noh, ütleme, et mind on ikkagi väga kõvasti proovile pandud ka, et noh, et kas ma siis lähen sinna oma vanadesse nendesse, vanasse minasse nii-öelda tagasi või siis ei lähe ja noh, ilmselgelt on mul see koht, et noh, ma olen nagu täiesti veendunud, et ma ei saa minna lihtsalt sinna vanasse kohta, no lihtsalt ma teeks iseendale nii palju liiga ja ma ei saa seda lihtsalt teha. Täpselt. Aga noh, see ei ole lihtne, et noh, kuna kõik on nii uus, siis noh, siis ongi noh, kõike teen, palju asju teen esimest korda ja siis on ikkagi mingi hirm ja mingid asjad on ju. Sest sa õpid ise ennast, ära Merje, sest sa õpid ise ennast selles intensiivsuses praegu kogema esimest korda. Et sa lased selle intensiivsuse nagu, noh, sa ei tõrju seda välja, vaid sa oled sellega ja siis navigeerid sellega. Et see ongi see kogu see asja tuum, mis sa praegust ütlesid, sest et mida me oleme vältinud teadlikkuse intensiivsust. Sest teadlikkuse intensiivsus, kes me päriselt oleme siin inimkehas naistena, meestena, siis see teadlikkuse intensiivsus see on väga intensiivne. Vaadake praegu loodust, see on väga intensiivne. Ma niitsin eelmisel neljapäeval muru ja esmaspäeval oli siuke tunne, mul oleks kohe uuesti niita. Mis mõttes vaata? See käi nii ruttu, see ei ole nii intensiivne, see ei või olla nii vaata. Ehk siis teadlikkuse intensiivsus on päris elu. See on see, kus kogu eluenergia voolab läbi su keha, läbi su kogemuse ja sina jääd kohale. Sina nõuad endale, ma nüüd tahan rahusse ja lähed rahusse, mitte see voog viib su kaasa, on ju. Vot see on see koht, jääda kohale iseendaga. Et kui tore kuulda. Ja ma varuksin muidugi tulevikus veel siin igasugused toredaid eksperimente teha, olge kindlasti valvel. Tahtsid seda lisada? Ma tahan veel lisada seda, et täna mul just tuli selline tunne, et noh, et kõike on nagu olnud hästi palju juba, aga ikkagi, et see kuidagi nagu on alles algus. Jaa, see ongi. Ja teate, mis on kõige huvitavam see, et kui mina hakkasin teadlikkuse teed kõndima, siis iga kord, kui mingi suurem hüpe on olnud, siis ma saan aru, et issand, pole veel alustanudki. Et justkui kuidas öelda, me usume, et me läheme kuhugi kogu aeg või peaksime kuhugi minema kuhugi. Aga tegelikkuses on see, et me jääme iga korraga rohkem seisma. Ehk siis iga korraga tuleme sellesse essentsi, kes me päriselt oleme. Mõistate?
sest kui me läheme kogu aeg kuhugi suunas, nii palju ma tahan lihtsalt öelda, et kõik on vastupidine, inimesed. Kõik on vastupidine selle, kui paistab. Kõik on vastupidine selle, kui paistab. Ja kui me arvame, et see miski asi, mida me tahame, asub seal, ma ei tea, 10. seansi järel või ja sa nagu lineaarses võtmes, eks ju, algus-lõpp. Kui see kogu aeg on siin, ootab sind, et su seisma jääks, ootab sind, sest põhimõtteliselt see 10 nädalat ei ole midagi muud teinud, kui on sind peatanud, nagu vaatan, et vastupidi on ja justkui tundub, et ma oleksin nagu kuhugi jõudnud, aga tegelikult see tõi sind su enda juurde rohkem. Ehk siis ja nüüd ja mind excite'ib või jääb tohutult põnevusse see kohta, et aga mis minu sees veel on, vaata, kui kohal ma saan tulla. Ja mind sellepärast see keha nii tohutult kõnetab, et 95, meil on, eks ju, kui sa vaatad kosmost, siis Anthony Hopkins minu teada on ütelnud seda, kes see ütles seda? Ühesõnaga, et taevas on, kui sa vaatad taevas, siis seal on 5% valgust ja 95% tumeainet. Ehk siis teadmatut. Sama asi kehtib meie kehade kohta. 5% me suudame nagu näha, kogeda ja nagu catch ida, aga 95% selles alateadvuses, mida meie keha on võimeline kogema. Vaat see on see põnev ala, kuhu tasub minna. No kui vägev, hakkame siis pihta täna ja armas rahvas, väike ütleb, oo jaa, mida rohkem tean, seda vähem ma tean. Täpselt. Vägev. Et kõik, kes vaatavad, siis teie ka palun siis küsige hoogsalt küsimusi. Et ma saaksin siin teiega nagu vestelda. Kristiina edab siia pikali mulle. Ja siis teen Kristiinale legi facelifti. Facelifti seanssidele saab tulla. Facelifti seanss, facelifti ma ei õpeta, aga ma õpetan sulle siis. Mida ei õpeta? Võiks siis öelda, et minu ruumides, mingis mõttes, et nendes ruumides või minu ruumides, mida ma teen inimeste jaoks, siis nendes ruumides toimub mingisugune sageduslik muutus. Merje ütleb, iga päev saan ma teadlikumaks, mida keha tegelikult vajab. Just, täpselt. Ja mida keha vajab, tuleb küsida ja lubada mulle seda. Mul oli täna üks klient hommikul, kes käis samuti, kes on mul coachingu siis programmis ja ta ütleb ühe sellise lause, kus ta ütleb, et ma püüan kogu aeg nagu trenni teha ja joosta, aga mul lööb hinge kinni. Ja siis ma ütlesin, et kas see pole mitte sõnum, et kui sul lööb hinge kinni, miks sa siis jooksed? Et palun ära jookse, et tee midagi muud. Jah, aga kõik teised saavad joosta, mis mina ei saa, ma peaksin ka saama. Aga me jõuame üha rohkem sellesse kohta, et see, mida on otsustatud, et kõik võiksid ja peaksid ja oleks võimelised saama, see reaalsus on läbi. Et me oleme jõudnud sellisesse kohta, mida minu keha praeguses hetkes küsib ja soovib. Asi ei ole selles, mis on heaks kiidetud kokkulepe, mis on õige, mis on hea, vaid mis on see, mida minu keha praegu küsib. Seega siis küsige täna ka siis küsimusi. Ma hea meelega vastan kõikidele teie küsimustele. Ma panin pealkirjaks ka siis selle, et vali ennast olek. Et mis asi see vali ennast olek on? See on selline seisund või olek. Sa tunned, see on läbi su keha ja see on miski, mida sa ei saa, millest ei saa aru saada. Ulatame käed. Millest ei saa aru saada. Vaid see on siuke olek, kus sa oled täielikult lõdvestunud, sa oled siin, kuidas öelda, sind valdab selline rahulik rõõm ja rõõmus rahulikkus kogu sinu nagu elus. Sa oled võimeline alustama reaalselt tsunamit väikese sõrmeliigutusega, on ju. Sa tead iseenesest mõistetavalt, sama iseenesest mõistetavalt nagu su nimi on, et sa lood maagiat. Ja
sa võid olla täpselt selline, nagu sina selles hetkes tunned, et sa soovid olla. Seega siis vali ennast olek on sinu puhas olek, see on see olek, kus ei ole ühtegi, tagasi käed, kus ei ole mitte ühtegi sellist, kuidas siis ütelda, alateadlikku agendat, eesmärki, triggerit, programmi, uskumust, mis sind kohalolust välja viivad. Sul ei ole ühtegi kordust, mille üle sa pead murrad, miks pärast see kohe kordub. Sa lihtsalt oled vaba valikuid tegema non-stop ja täpselt neid valikuid, mis parasjagu sinu reaalsus ütleb, et sa teed, et sa tahad teha või et sa saad teha. See on selline olek, kus sa oled ehe, nagu hästi suveräänne, puhas, ehe sina ja see ei ole mingi hetk ainult, vaid see on pidev hetkede jada. Me oleme uskunud, et selleks, et midagi saada, tuleb midagi teha ja põhjust tagajärg. Tee seda, saad selle, tee seda, saad selle. Mingi sündmus või mingi olukord tuleb teha seda, siis ma saan selle. Ma ei räägi siin sellest. Ma räägin kogu sinu elu ja energiavälja ja sagedusest või võnkest, mida sa kannad. Ehk siis, kui puhas on su väli, mis tähendab puhas väli. Ma praegu lihtsalt tuleb info mul hästi tugevalt sisse, ma lihtsalt jagan seda kõike, mis mul praegu siia ette tuleb. See on puhas väli minu nagu siis arusaama kaudu või selle kaudu, mida ma tean selle kohta. Puhas väli on see, kus sa ei peida midagi. Mitte midagi iseendast. Sa ei kontrolli ennast. See on täiesti puhas, avatud väli. Kohal, kus sa tead, kes sa oled ja sa tead, mida sa lood. Ja sa tead, kes sa oled ja sa tead, ja sa lood ei ole kognitiivselt nagu defineeritud ja tähendust antud, vaid see on see kindlustunne, kus sa tead, kes sa oled ja sa tead, mida sa lood. Mõistate? See on kehas, kus sul ei ole ühtegi tiitlit, ühtegi definitsiooni, ühtegi kirjeldust, kes sa oled sinu enda maailmas. Sest sul puudub selleks vajadus. Sul ei ole vaja tõestada, et sa oled selline naine või sul ei ole vaja tõestada teistele inimestele, et sa oled selline tütar või poeg. Ei, sa ei ole vaja tõestada, et sa oled selline naine. Sul ei ole vaja mitte midagi tõestada. Kristi küsib küsimuse, kuidas ma saan oma keha rohkem toetada? Lõdvestu. Küsimusega, kuidas ma saan rohkem lõdvestuda? Esimene asi, keha, kuidas ma saan rohkem lõdvestuda või kuidas ma saan? Kui palju ma saan täna lõdvestuda oma ellu? Kui palju ma saan täna lõdvestuda oma rahakotti? Kui palju ma saan täna lõdvestuda oma kehasse? Kui palju ma saan täna lõdvestuda oma tegemistesse? Kui palju ma saan lõdvestuda täna oma loomisesse? Kui palju ma saan lõdvestuda täna emaks olemisse? Kui palju ma saan lõdvestuda kõige sellega, mis on mu elu? Kui palju ma saan lõdvestuda? Küsi seda küsimust endalt non-stop. Ja muud mitte midagi, sa ei pea tegema. Lihtsalt ela seda küsimust. Kui sa elad seda küsimust, siis sa hakkad elama külgetõmmet. Sa hakkad elama külgetõmmet ja kui sa elad külgetõmmet, siis sa muutud sellele vastupandamatuks energeetiliselt. Sinu väli on külgetõmbav sellele, mida sa küsid. Eks ju? Ehk kui palju ma saan lõdvestuda täna? Tunned selle küsimuse sisu, sest sa oled otsustanud toetada oma keha. Ja sa tead seda, et lõdvestumine ja rahu on see, mida su keha küsib. Sa tead seda, see on te teadlikkuses kõikidel olemas. Ja nüüd küsid, okei, kui palju ma saan täna lõdvestuda? Ja asi ei ole küsimuses, et sa saad selle loogilise vastuse, vaid asi on selles küsimuse energias.
ehk siis selles energias, mida see küsimus vallab, raiskab, kui ma seda küsin. kui sa soovid rohkem päriselt, ma toon ta lihtsalt näite siin, meie elud on sellised, kus maailm läbi siis põlvkondade on jätnud meile siis jälje või siis võiks öelda siis kogemuse, äraõpitud kogemuse. Pange tähele üks asi, mis on ka üks inimkonna väga veider värk, mis ei ole tõde. Et me õpime kogemusest. Et kui mul on kogemus, siis ma oskan. Aga kogemusega me teeme sihukest asja, et me piirame tuleviku võimalusi. Palun ära õpi kogemusest, vaid teadvusta kogemust, mitte ära õpi kogemusest. Et näed, ma tegin selle, juhtus see. Ja siis sa ütled, näed, ma õppisin selle ära, ma ei tee enam mitte kunagi niimoodi. See on kogemusest õppimine, aga sul on vaja kogemusest saada teadlikkusi. Ja teadlikkus tähendab seda, et kui ma tegin seda ja juhtus see, siis ma teadvustan endale seda, mis siin tegelikult toimus. Toimus see, et ma lõin selle olukorra. Toimus see, et ma sain selle kogemuse. Toimus see, et ma võib-olla polnud kohal. Toimus see, et ma saan aru, et mul on tarvis olla rohkem endaga ühenduses. Nagu oma kehaga ühenduses, rohkem kohal, rohkem teadvel. See toimus, on ju. Ehk siis, kuidas ma saan olla rohkem teadvel, kuidas ma saan olla rohkem kehas, kuidas ma saan rohkem olla teadlikum, on kõikide kogemuste kõige põhilisem õppetund. Mitte see, et ma tegin seda, juhtus see, ära kunagi rohkem nii tee. See on väga maatriksi ja raamidesse surumise õpetus muideks. Palun kõik, mis te olete teinud selleks, et kõik, mis te olete teinud selleks, et õppida kogemusest või näiteks, et sa said õppetunni. Teil ei ole vaja õppetunde. Te teate kõike. Lihtsalt küsimus on see, et kuidas ma saan olla rohkem nüüd kohal. Näed? Kuidas ma saan rohkem seda kogemust kasutada tulevikus loomiseks? Kuidas ma saan olla veel teadlikum? Sest põhjuse tagajärg on ka ära õpitud inimkonnas üks reaalsus, mida me nii siiralt oleme uskunud läbi eluaegu, et see on tõde. See ei ole tõde. See on lihtsalt üks reaalsus, mis annab meile nii-öelda siis aluse selleks, et meil oleks jube raske kogu aeg ja me peaksime kõike analüüsima, kõike tähendusi andma pidevalt ja hoidma neid analüüse, seda analüüsi peas ja need vaatepunkti kinni ja õigustama ja väitlema ja tõestama ja õppima kogu aeg justkui. Et see on üks võimalus muidugi, et see pole vale võimalus. Minu jaoks on see natuke liiga palju. Mina tahan elada ja elamine tähendab seda, et kui teadlik ma saan olla, mida ma siit saan omaks võtta, mida ma siit saan kogeda, mida ma siit saan luua, kuidas ma seda energiat kasutan selles olukorras. Et kõige väärtuslikum vara on teadlikkus siin maailmas. Ja kuidas ma saan oma keha toetada, saa teadlikumaks. Ja teadlikkus ei ole äraõppimine, et sain õppetunni, see ei ole teadlikkus. Teadlikkus on nagu sa just ütlesid, et teadvusta kogemust, just. Et ära õpi sellest. Sest et kui me paneme paika järeldusega mingisuguse kogemuse järel mingisuguse asja, siis sa tahkestad selle reaalsusesse. Ja vaat see ongi nüüd see asi, millest rääkisime Kristiinaga eelmise reede laivi järel, kui me paneme nuppu kinni. Ehk siis kuidas me loome korduseid, kuidas me loome oma maailmas neid asju, mida me nipsust ei saa muuta. Siis me usume seda, et seda ei saa, kuigi tegelikult saab. Kuidas me loome sellist mentaalset, mis on tegelikult illusioon, nii-öelda imidžit või pilti või tähendust iseenda elust ja elus olemise kogemusest, mis ei lase meil mitte kunagi päriselt olla elus. Ehk siis teadvel, ehk siis lasta läbi kõik tuleb ja läheb, kõik tuleb ja läheb.
aga vali ennast kogemus on see puhas kogemus, see teadvel olemise kogemus ja see on ainus, mismoodi sa saad oma keha toetada. Keha ei ole sinust eraldi, keha oled sina, sinu looming. Keha on sinu teadvuse looming. Ja see, kuidas sa saad oma keha toetada, lõdvestu. Kui palju ma saan lõdvestuda. Ja isegi see, kui see tundub nagu jabur, siis küsi seda küsimust, sest küsimus alati avab ja päästab. Ta teeb lahti uksed, et need võimalused, mida sa oled oodanud, tulevad sealt nähtamatutest allikatest sinuni. Kui palju ma saan täna lõdvestuda. Kuidas ma saan kõik tehes mitte midagi? Kuidas ma saan kõik tehes mitte midagi? Ja see küsimus ei ole nüüd sellest kohast, et see on mingisugune, kuidas öelda, jalad diivanil ja ma ootan tehes mitte midagi seda, mida ma soovin, vaid küsimus, kuidas ma saan seda, mida ma ihaldan, kogeda või saan selle, mida ma tegelikult soovin, tehes mitte midagi. Ja vaadake, see küsimus ajab egomeele hulluks, sest et egomeele ütleb, et sa pead ju ometi midagi tegema. Sa pead tegema, niimoodi lihtsalt ei saa. Ehk siis egomeel hakkab korda looma. Egomeel hakkab ütlema, et kogemused näitavad minevikust, et asjad ikka niimoodi ise sinu magavale kassile hiirsuhu ei jookse. Ütleb meie meel. Isegi vanasõna ütleb seda, sest et vanasõnad on ka kokku lepitud tähendused mingisugustele asjadele, mida me oleme vääriti mõistnud ja valesti kasutanud. Kuidas ma saan kõik selle, mida ma tegelikult tahan tehes mitte midagi? Kui ma seda endalt küsin, siis kas ma usaldan ennast? Just ka erit ma ei tee, ma lihtsalt elan. Ma elan ennast. Elu elab mind. See on võib-olla isegi veel täpsem. Elu hingab sind. Elu elab sind. Kõiksus, universum elab sind. Ja panete tähele, kui suur erinevus sellel on. Meie kollektiivne teadvus on väga kaua olnud selles mina ehk eralduse võtmes. Et ainsad tegelased, kes on loonud iseendast eraldi objektid, justkui, on see mina ehk egoteadvus, mis on kehtinud inimeste reaalsuses ja ühistväljas väga pikka aega. Elu armastab mind ja mind on usaldatud planeedile Maa. Mind on usaldatud siia. Mind juba usaldatakse. Sul ei ole vaja õppida usaldust. Sul ei ole vaja hakata ennast usaldama. Sind juba usaldatakse sellisena, nagu sa juba oled. Kas sa lased? Mul kadus mõte ära enne, mis ma ütlesin. Vahet pole. Ja et sind usaldatakse. Nüüd tekibki küsimus, et kes see on? Egomeel, ma hakkasin rääkima sellest, et egomeel on siis väga pikka aega inimkonnas olnud ühisväljas üks asi, mis me siis oleme omaks võtnud läbi selle arengu mina pean hakkama saama, mina pean ja oleme elanud sellises ellujäämise režiimis väga süstemaatiliselt ellujäämise režiimis ja siis me oleme teinud järelduse või otsuse oma peas, et ma leidsin nüüd vastuse. Ma pean tegema kõvasti karjääri, kõvasti seda või teist või kolmandat, hästi surnuks ennast töötama, siis mul on palju raha ja siis ma saan lubada endal elada hästi. Jällegi, ma pean tegema, et saada. Ma pean tegema, et saada vabadust. Ma pean tegema, et saada tunda ennast hästi. Kui tegelikult kõik on vastupidi. Nii. Et see on inimkonnas, aga meie planeedil näiteks on üks
kuidas ma seda nimetan, siis seda teadvuse seisundit, kus näiteks mesilased kannavad sellist, nad esitavad siis kollektiivset jumalikku teadvuse seisundit nende reaalsuses, et nad nagu kehastavad teadlikkust. Nad kehastavad elu. Nad elavad kollektiivis. Nende elu on organiseeritud ja nende valikud ei ole iseenda pärast. Et mul on täna paha tuju, ma sinuga ei räägi, vaata, või et mul täna tiib valutab või ma ei tea, täna ma ei taha mett minna korjama, vaid mesilased elavad kollektiivset teadvust ja kollektiivne teadvus on see, kus nad elavad kogu teadvuse sees, et kõigil, kaasa arvatud temal, oleks rohkem, et kõigil oleks hästi. Kas te kujutate seda ette, seda teadvust, kui me inimestena kas või 1% oma tegevustest igapäevaselt elaksime selliselt, et kõigil oleks parem? Kas või natukene teadvustaks seda ja me muutuks sellega nagu isiklikuks. Mida ma sellega silmas pean? See on ülisuur teadvus, ülioluline koht praegu. Kuidas sina saad valida ennast olekus elada. See on tähendab, et sa elad iseendana seda olekut, kes sa päriselt oled. Lihtne näide. Ma käisin kulmude ripsmete hoolduses. Mul nagu ei ole tehisripsmed, aga ma käisin sellises lamineerimises või sellises hoolduses. Ja ta tegi oma tööd ülihästi, väga õrnalt, mu keha oli hästi hoitud. Mu keha oli, tundis ennast suurepäraselt ja tulemus oli erakordne. Ja inimesed, kes mind vaatasid, mulle otsa vaatasid, mu nägu vaatasid, siis nad küsisidki, et oh my god, kui hästi sul on tehtud ripsmed, et kes tegi, et nagu ma polegi näinud, et nii hästi on tehtud. Ja ma jagasin seda kiitust sellele ripsmetehnikule ja ütlesin, et ma sain väga palju häid sõnu sinu töö kohta. Et sa oled tunnustatud ja kiidetud, aitäh sulle. Ja ta ütles, et ta pole mitte kunagi mitte keegi midagi sellist ütelnud tema töö kohta. Mitte kunagi. Kas te saate aru sellest või? Mis tähendab seda, et mina olin lihtsalt mina ja ma edastasin talle oma sageduses, selles puhtas, valin ennast olekus, sest ma olen mina, ma teen kõike seda, mis on mulle südame järgi, südamega joondus, eks ju. Muisi hakkas teiselt pool diivanit unes niuksuma, kui te kuulete taustaks, mis on päris lõbus. Et teha midagi sellist, mis on kõigile hea, mis puudutab ja mitte ainult nagu hinge sõnadega, vaid ka keha. Sest keha teab, eks, ma ei tea, kas Kristiina rääkis sellest, võib-olla räägib pärast, et miks sa võiksid lasta ennast puudutada või et miks võiksid sina kedagi puudutada ja päriselt puudutada, mitte ainult siis nagu füüsiliselt, vaid ka hingega, igatpidi puudutada. Kui ma sellest räägin, siis mu keha lõdvestub. Eva ütleb, et sama on puudmetsas, loodus ise on teadlik ja jagab seda meile just nimelt. Sirje küsis eespool ühe küsimuse, ma kohe loen. Kuidas lubada endale veel suuremat ühendust iseendaga? Kuidas lubada? See on üliarmas küsimus. Ma jagan nüüd seda kohta sulle siin kõikidele. Kõigepealt see küsimus tuleb sellisest kohast, et sa usud, et sul on seda vähem või et sul võiks olla rohkem.
mis tähendab seda, et sinu maailmas on veel uskumus. Et sa veel ei ole kuidagi justkui kohal. Sa oled kohal. Teine asi, mis ma seda küsimust lugedes kogen, siin ei ole kuidasid, siin ei ole tehnikat, siin ei ole loogikat, siin ei ole mõistuse pärast selgitust. See on sinu sisemine otsus. Ma olen kohal, ma olen ühenduses, ma olen siin. Ja kõikjal, kus te püüate saada kinnitust selle kohta välises maailmas, et nüüd ma olen kohal, nüüd ma olen rohkem kohal või et otsite kinnitusi selle kohta, et saada tõestust, et ma nüüd olen rohkem kohal. Ja siis me usume, et kui me ei saa tõestust või kinnitust sellest, et me oleme nüüd rohkem kohal, et siis me justkui ei ole rohkem kohal või justkui ei ole kohal, kui me tegelikult oleme kogu aeg kohal. Kogu aeg, non-stop. Siin ei ole vastust kuidas, vaid siin on lihtsalt ärka üles sellest kohast, sellest unest, mis paneb sind arvama, et sa ei ole kohal. Ärka üles unest, sellest kohast, sellest mõttest, ärka üles. See ei ole sinu mõte, et sa pole kohal. Sa oled kohal. Mulle meeldis nii toodud Eeva Lepiku üks näide. See natuke läheb siia sellesse teemasse hästi sisse. Ma ei tea, kas ma rääkisin sellest eelmine kord, aga et näide siis selline, et üks mees näeb und, et teda ajab taga draakon, tohutu lohe ajab taga iga öö. Ja järjest iga öö ta näeb seda und, kus ta jookseb seda draakoni eest ära, lohe eest. Ja see lohe ajab muudkui teda taga ja muudkui ajab taga. Ja juba ta oli lihtsalt sellest unenäost nii väsinud, iga kord kui ta üles ärkas, oli nagu väsinud sellest ja jälle tuleb öö ja jälle ta näeb seda ja seekord ta näeb unes siis sellist kohta, et ta pöörab ringi, jääb seisma, ei jookse enam draakoni eest ära selles unes, pöörab ringi ja küsib draakoni käest, miks sa mind taga ajad? Ja draakon ütleb, mina ei tea, see on sinu uni. Ehk siis kõik, mida teie usute taga ajavad, see on uni. Lõpeta, sul ei ole vaja midagi taga ajada. Või keegi aja sind taga, keegi ei käse sul kuhugi minna, sa juba oled. Kõik, kogu metafüüsika, kogu eneseareng, kogu mingi asi, mida me justkui usume, et me peame kuhugi jõudma, me peame midagi kogu aeg puhastama, kogu aeg midagi lahendama, me peame midagi, ma ei tea, jõudma kuhugi. See on sellest hetkest hakkas see pihta, ma olen ise ka seal olnud. Et justkui pole kunagi küllalt, justkui kunagi ei saa täis, ükskõik kui palju ma käin mingitel kursustel või ükskõik kui palju ma käin mingisugustel, ma juba olen. Ja see, et ma juba olen, on nauditav. Ja kuidas ma saan täna nüüd kohe nautida seda, kes ma olen? Äkki ma saan puudutada kedagi või iseennast. Äkki ma saan teha seal ühe laivi. Äkki ma saan teha, kuidas ma saan nautida iseennast täiega. Ja kuidas ma saan lõdvestuda kõigesse sellesse nautlemisse. Kristi küsimusele ka, et kuidas ma saan toetada keha. Naudi täiega ennast. Naudi kõike, mis sa teed. Mina naudin neid laive siin, mis ma siin teen teiega. Ja selle nautlemise tulemusena kehadel on hea, sest kehad on loodud nii, et nad naudivad. Vaadake nagu loodust. Kuidas, ma tahaks öelda, nagu taimed ja lilled võib-olla ei tunne nii väga nagu mingid tunded, nagu inimesed kogevad, aga seda teie kehad tunnevad ära selle aistingu, mida nad tunnevad siis, kui näiteks rääkis Sirje täna hommikul, et kuidas ta tantsis vihmas.
põhimõtteliselt paljat, eks ju, või laulis vihma käes, see tunne. Saate aru, see oledki sina, meil ei ole vaja mitte kuhugi jõuda, me oleme juba ühenduses, meil on vaja lubada ühendusel olla. See on ühendus, ühendusse ärkamine. No nii, nüüd kadus korraks internet ära, aga tuli tagasi. Ehk siis luba ühendusel olla. Ja kui pea ütleb sulle, ma ei ole ühenduses, see ei ole tõde. Sa oled ühenduses. Sa oled väga ühenduses. Sest kõik see, mis sa oled sina. Lihtsalt küsimus on see, kui palju seda naudid. Ja kui sinu elus on midagi, mida sa soovid, et oleks teistsugune, ärka sellest unest ülesse ja ole ärkvel. Muuda seda situatsiooni. Astu sellest unest ärkvele. Ärka sealt üles. Kas te kirjutate siia mulle veel midagi? Minu kehal on 3 sõna, mis mind aitab edasi. Lõdvestumine, hingamine, kohalolek. Just. Sest kui sa hingad, inimese eluiga loetakse hingetõmmetes, ütles Kirno mõisas elav. Tuleta nimi meelde. Üks tark mees. Seega mitu hingetõmmet sa elad? Ja elu, üks maagia, mis ma tean, mis on minu elus lihtsalt nagu töötab ja mida ma tean võimalikuna, sest see on mu reaalsus. Mida rohkem mina luban endal nautida, ehk siis luban nautida, kogeda, lõdvestuda, tunda, näha ennast ilusana, kaifida neid materjale või riided, mis mul on, eks ju, kapis kleite, nautida päikest oma nahal või puudutust või siis oma lille ilusilmadega või fotograafiaga või siis statiiki või kogu seda kõike oma viie meelega ja siis samuti siis ka nagu seda elu nautida päriselt või hingetasandil sügavust kogeda ja nautida. Siis selle lubamisega hakkab keha juba iseennast tervendama rohkem ja rohkem. Immuunsussüsteem aktiveerub ilma igasuguste ravimiteta. Sest et elu jaoks ei ole tarvis medikamente, elu jaoks ei ole tarvis vahendeid, elu jaoks ei ole tarvis tehnikaid. Medikamendid, vahendid ja tehnikad on toetus, mis toetab sind ennast nendel hetkedel, kui sul ei ole veel piisavalt tugev selgroog, kui sul ei ole veel piisavalt, kuidas öelda, pole otsustanud enese sees ja teadvustanud enese sees, et sa oled vägi. See on nendel hetkedel, see aitab sind nagu, sa otsustad ära, jah, ma olen vägi, aga võib-olla see molekulaarne struktuur sinu reaalsuses asub väljas, ei ole veel nii tugev, mis toetab sind, su keha puhastust, liikumist, naudinguid, kohalolu ja teravust, selle elu intensiivsust, nagu Kristina räägis. Sest et teadlikkus on väga intensiivne, sina oled väga intensiivne, kui sa oled päriselt elus. Elu on väga intensiivne. Väga intensiivne. Ja selleks, et olla päriselt elus, see on see ülevoolav adrenaliin elus olemisest, nagu ma praegu räägin siin sellest, sest ma tunnen samal ajal kõike seda, mis ma räägin. Ja ma oskan ka võrrelda neid hetki, kus ma olen ennast nagu tuimestanud, sest et kõik välises maailmas, me ise samuti, meil on võime ise ennast ka tuimestada, ehk siis uimaseks teha sõna otseses, knock-out'i lüüa ise ennast, see on ka meie enda võime. Lihtsalt mida ma valin? Ma ei vali rohkem seda, eks ma valin olla siiras, aus ja ehe, tunda kõiki tundeid ja väljendada kõike, mis ma väljendan. Ja ma ei vastuta selle eest, kuidas keegi reageerib. Ma ei vastuta selle eest. Mina valin seda kogeda, mida ma valin kogeda. Ja üks ülitähtis asi selleks, et sa saaksid elada vali ennast olekus, mida ma olen ise nagu omal nahal nagu praktiseerinud või nagu kogenud, on see, eriti viimasel ajal,
et sa teadvustad ja eristad sündmust, mis aset leiab, sellest tundest, mida sa tunned, ja kolmas asi, eristad ka seda tõlgendust, mida sa hakkad sellele tundele ja situatsioonile otsekohe läbi oma meelemustri andma. Lihtne näide on mingi sündmus ja sa tunned võib-olla mingisugust kõhedust ja siis sa annad tähenduse ja kirjeldad seda, et see nüüd on see. Ja täpselt selliselt me loomegi oma reaalsuse. Aga kui sa nagu teadvustad, et siin toimub see asi praegu, siin toimus see asi oli see, tema tegi seda, nüüd on sedasi, ahah, see oli selliselt. Ja siis vaatad oma tunnet, vaatled. Ahah, mis tunne see on, kus see mu kehas asub? Mis tunne see on, kirjeldan oma tunnet, tunnen oma tunde ära. Ahah, see on see tunne. See on siuke... Ja pange tähele, me oleme tihti andnud tunnetele ka vääraid tähendusi. Me oleme ka tundeid tõlgendanud kohe. Tunded ei ole ala mahajäetuse tunne. See on tõlgendus. See ei ole tunne. Mahajäetus on tõlgendus. Tunne on hirm ja segadus. Eks? Aga mahajäetus oleme sinna külge pookinud sellele tundele. See on tähendus, see on peas. Ja kui ma selle tähenduse ära võtan sealt pealt, siis sa saad lihtsalt seda tunnet tunda, sest sa ei oska selle nime anda ja polegi tarvis nime anda. Aga me oleme uskunud, et me peame seda tõlgendama ja siis me oleme teinud sellest tõlgendamisest probleemi ja siis me lahendame probleemi, mida tegelikult ei ole. See on lihtsalt üks tunne, mis tahab läbi sinu pääseda. See on kõik keha, mida keha teeb. Niimoodi. Väga hea uni, lõbus, kui enese eest pidevalt ära jooksen. Henn Hunt kirjandusest just. Musi tegi ka vahepeal häält teile siin. Sedasi, aga küsige küsimusi, siis mul on lihtne teie vestlusesse sisse tulla. Et kehad janunevad puudutuse järgi, kehad janunevad hoituse järgi, kehad janunevad lõdvestuse järgi, kehad janunevad puudutuse järgi. Kui te vähegi nüüd saate, praegust on, eks ju, seda saate aastaringselt Eestis teha, siis palun käige paljelu, palun heitke pikali muru peale ja lihtsalt olge ühenduses maaga. Lihtsalt laske tuulel puhuda oma keha peal või mingi allikale või kusagile mereäärde või tiigiäärde, kus on vesi. Ja pange seda vett täielikus kohalolus oma näo peale, käte peale, mingi jalgpidi vette ja olge selle puudutusega, selle kohtumisega kohal. Ja kui sa puudutad kedagi, siis samuti täiesti lõdvestunud seisundis. Ma tean, et inimesed, keda puudutada või puudutada tahaksite või olete meil, et on keegi teie perekonnast, siis tihti inimesed ehmatavad ära, kui puudutada, et ära puudu, mis sa teed praegu, mis sa teed, ära puudu. Siis see on harjumatu. Aga kehad tegelikult, neile meeldib puudutus. See on väga hästi näha loomade peal ja väikeste laste peal. Et mul on õhe laps, tal oli siin muusikakooli lõpetamine, üks äge kontsert oli, me läksime pärast kohvikusse, ta istus mu kõrval ja ta on selles mõttes, tal ei ole ühtegi hinnangut selle kohta, kui ma teda paitan. Ma panin talle käe niimoodi sinna särgi alla selja peale ja lihtsalt nagu sinitasin teda, sest ta lihtsalt on, siis ta nagu, kuidas öelda, tal ei olnud, ta keha võttis selle täielikkuses vastu, sest lastel ei ole vaadake hinnanguid. Mitte ühtegi hinnangut. Aga nii kui me muutume täiskasvanumaks, justkui täiskasvanumaks ja meie mõte on andnud igale asjale tähenduse, siis sellel hetkel see oleks tähendanud, ma ei tea, sellele
poiss lapsele või sellele täiskasvanud mehele näiteks, issand jumal, ta tahab minuga seksida, onju. Ehk siis pange tähele kõik tähendused, mida me millelegi anname, loovad kogu selle virvarri, mis sinu elus on. Aga kui sul ei oleks mitte ühtegi tähendust mitte millegi ega mitte kellegi osas, vaid sa vaatad, sa koged seda, mis sa tunned, sa vaatled seda olukorda ja sa naudid seda, mis on. Isegi kui see on ebamugav, sa naudid seda ebamugavust. Ja mida ma vajan? Julge iseendalt küsida, mida sa vajad. Ja siis seda endale anda või siis küsida. Ma vajan puudutust. Kas sa puudutaksid mind, palun? Palun tee mulle pai, palun hoia mind. Ja kõige huvitavam lugu kogu selle asja juures on veel see, et kui sa teed iseenda sees otsuse, meil käib praegust, saate veel ühineda naised, ma väga soovitan hommikuti kell 10 mai lõpuni, täna on 21, veel on 9 hommikut, kus põhimõtteliselt me justkui programmeerime iseenda energia välja. Ehk siis hommikud on kõige paremad selleks, oma energia välja, oma keha ja seda lõdvestust, kus me teeme otsuseid iseenda sees igaüks iseendana. Ja seal on üks otsus, mida mina olen teinud juba pikka aega tagasi, aga lihtsalt ma tuletan seda meelde endale sõnadega. Ehk siis ma justkui programmeerin oma välja. Olen õnnelik, hoitud, tark, teadlik, kaunis, nooruslik, armastatud, hoitud naine. Ja terve maikuu ma olen kogenud siin selliseid imesid, et mu hoovile sõidavad, ma ei tea, tulevad külalised, tulevad inimesed ja lihtsalt tulevad mind aitama, tulevad mind hoidma, ilma et ma oleks kellelegi midagi ütelnud. Otsus sinu sees enda kohta, kes sa oled, hakkab looma seda. Ja kui te soovite veel selles hommikuprogrammi tulla, te saate siia tulla veel kord siis ja saate kõik järgi kuulata, kõik need eelnevad osad samuti. Ehk siis lihtsalt see on kutse, et sa hakkaksid mäletama seda tunnet nagu non-stop, kes sa päriselt oled ja valima seda non-stop, sest sa juba oled, sul ei ole vaja kuhugi jõuda, mitte kuhugi. Eve kirjutab, kujutasin ette, et kõnnid linnas ja pai puudutad mõnda meest just tema selga, appi, mis mõeldakse. Üks asi, hea, et sa selle energia siia praegust tõid, Eve. Üks asi, mis mind tohutult toetas kunagi, üks mõte, üks mäng, ma nimetan kogu elu siis mänguks. Kui see oli aastal 2007, 2006, me tõime Eestisse, kutsusime Anatoli Nekrassovit, see on siis kirjanik, kes on kirjutanud palju raamatuid perekonnast, suhetest, tunnetest, emast, isast, naisest, mehest. Ja ta ütles ühes loengus ja siis ühe sellise huvitava asja, mis mind siiani inspireerib ja mis ma tihtilugu ka teen. Ta ütles sellist asja, et kui te tahate rohkem armastust kogeda ja tahate kogeda armastust siin elus, olla armastatud ja kinkida armastust ja olla armastatud meeste poolt, siis hakka jumaldama mehi. Kuidas mina naisena saan hakata jumaldama mehi? Ma ei oskagi võib-olla, onju. Aga selleks oli üks ülitore harjutus, kui sa jalutad mööda tänavat, onju. Kus iganes sa siis käid, ma ei tea, või sul on seal trepikojas, kus sa elad, on meesterahvaid või sa sõidad bussiga või sa käid kusagil tööl või siis ükskõik, mis meesterahvas, siis kui sa teda vaatad, siis leia tema juures üks asi, mida sa imetled ja jumaldad. Olgu see tema siis nagu füüsilises kehas või riietuses või nendes asjades, mis ta kannab, mis iganes asi siis on. Lihtsalt jumalda seda ja jumalda seda niimoodi, et su keha tunneb seda. Mis tähendab seda, et sa ei pea minema ta juurde seda rääkima, vaid sa vaatled seda ja tunned seda. Ma mäletan, kui
ma esimest korda seda harjutust tegema hakkasin, siis ma jalutasin, mis on Ahtri tänaval. Jalutasin seal mööda tänavat ja minust jalutab mööda üks selline pikk noor mees. Tal oli selline peaaegu püksivärvlini rippuv lips. Ja ma lihtsalt jumaldasin seda lipsu. Lihtsalt ta tuleb eemal, ma vaatan seda lipsu ja ma lihtsalt jumaldan seda lipsu kandvat meest ja musi tuli ka eetrisse. Musi tuli see nähtaval. Jumaldan seda lipsu ja lihtsalt jumaldan ja vaatan seda meest, kes kannab seda jumaldatud lipsu. Ja lihtsalt lähen mööda. Ehk siis see energia, mida sa hakkad harjutama oma kehaga jumaldama meest. Ehk siis see oli nüüd üks väike kõrvale põige konkreetselt sellest. Ja samal ajal muidugi sa võid mõelda ka seda, et sa puudutad mõnda meest. Täpselt sama asi, kui sa sõidad kuskil bussis või ja vaadake, kui sa seda teed, siis sa saad seda selliselt kogeda, et see ei ole midagi, mida sa võtad, sa kingid. Enamik inimesi, kellel on sellised seksuaalsed ihad ja nii edasi, siis nendel on see saada tahtmise energia, ma võtan sult. Selle eest tasub olla väga ettevaatlik ja nii-öelda öelda stopp endale, eks ju, või siis kui sa koged, et keegi seda sinuga teeb. Aga et kui sa teed seda jumaldamist, siis sa kingid. See on ilma hinnanguteta, see on ilma agendata, see on ilma kavatsuseta, sa lihtsalt jumaldad. Sa lihtsalt imetled. Ja see on meil naistele antud kaasa sünnist saadik. Imetleda. Ma ei tea, kui palju ma siin juba rääkinud olen, ma isegi tea, mis kell on. Tullele kella käe peal. Vaatame vahepeal kella. Isver, kell on 7. Me oleme tund aega rääkinud juba reaalne. Kas teil on midagi veel küsida võib-olla viimaseks siia, sest et me hakkame vaikselt seda viimast osa nüüd siin kokku tõmbama, et keha teab. Üks asi, mis mind selle kõikide nende kehaprotsesside ja kõikide nende teadlikkustega, mida keha teab, endega siis selle puudutusega, puudutus avab võimeid ja ta avab võimeid ennast rohkem austada, ennast rohkem usaldada, olla iseendaga rohkem lahke, olla iseendaga rohkem haavatav ja ta avab siis austuse, aususe, usalduse, haavatavuse ja tänulikkuse võimeid. Ja see on need on need 5 võimet, mis meil on loodusega kaasa antud. Austuse, aususe, usalduse, haavatavuse ehk lahkuse, haavatavuse, suveräänsuse, tänulikkuse võime. Ja need 5 asja loovad oleku. Ja see ongi valin ennast olek. See on see olek, kus sa oled iseendaga nii ühenduses. Nagu Kristiina ütles, et see intensiivsus, see oledki sina. Sa austad teda, sa usaldad seda intensiivsust. Sa oled sellega haavatav, sa oled sellega tänulik ja sa oled sellega lahke, sest see oled kõik sina. Seega siis puudutus avab aususe, usalduse, haavatavuse, tänulikkuse võimed sul iseenda ja kogu maailmaga. Siinkohal ma jätan kõigiga hüvasti selle eksperimendiga. Mul on plaanis teha uus eksperiment, selle kohta te kuulete varsti. Aga võib-olla kui Kristiinaga siin me tähistame oma 10 korda, et äkki tuleme teiega korra veel eetrisse, et saame siis siin nii-öelda lanseerida selle järgmise vägeva protsessi, mida ma siin teie ees saan siis koos teiega looma ja avama hakata, sest see on lihtsalt nii lõbus. Aitäh kõigile ja kohtumiseni ja tulge hommikuprogrammi. Panen selle lingi siia. Sa oled kingitus oma osalusega, sest et sinu energia loob enamat. Tšau!